kuulate veebiraadiot. Lihtsalt ja keerutamata. Kuidas siis nagu toimida, et kas meil on mingisugust paragrahvi võtta aluseks sellises olukorras, kus me ei saa kaitseväge usaldada? Õhuruumi rikkuvad droonid. Aasta jooksul on Ukraina-Venemaa sõda eskaleerunud selleni, et sõjategevuse tõttu on droonid hakanud väisama ja alla kukkuma riikides, kes otseselt sõjas ei osale. Droonirünnakute all kannatavad riigid süüdistavad omakorda Venemaad Ukraina vastases sabotaažis. Mis siis tegelikult toimub ja kes valetab? Kuidas kommenteerite? Ja ma loen siit paragrahvi, millest kõneldi juba 5 aasta eest. See on siis põhiseadusest paragrahv 54. Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust. Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele oma algatuslikku vastupanu. Kui palju seda tegelikult kasutati 5 aasta eest? Väga vähesed, et need kaubandusketid omanikud, need ju puksisid maskita inimesi poodidest välja ja ilma QR-koodita ju ei saanud ööklubidesse ja teatud meeleoludustesse sisse. Ja pommide, nende droonide kaitseks on neil kalavõrgud peade kohal, kalavõrgud. Mina siin, kui see droonijaama lahti läks, ma mõtlesin, ma küll ei taha enda hoovi mingit droone ja ma guugeldasin vahendeid, millega saaks droonidest ennast kaitsta, niimoodi käsimüügivärki siis, et mis segaks selle drooni ära, nii et ei tuleks siia. Vastata mu küsimusele, et kas kalavõrguga saab drooni eest ennast kaitsta? No selle osas ma oskan sulle ise vastata, et need võrgud peaksid väga hästi toimima, sest tal on need tiivikud ja esiteks läbi kaamera ei näe. Ta on nagu, see juht on seal täpselt nagu kalasilmadega, ta ei näe seda peenikest võrku ja kui ta sinna sisse läheb, siis tiivikud keerab kinni ja ta jääb sinna rippuma ja... Mario rääkis põhiliselt ära, nii et vastus on jah, võrkudega saab alla võtta küll. Kas kõiki ja kas igal kõrgusel, see on ise küsimus, aga üsna paljusid droone saab võrkude ja õhupallidega alla võtta. On 196 Ljudja, mille tiiva ulatus on 6,7 meetrit, kannab 50 kilost lõhkepead, tavaliselt võib ka natuke rohkem olla, siis sellise drooni vastu kalavõrk ei tööta. See droon tuleb täiesti suvalt läbi, see kalavõrk tema vastu ei aita. Nüüd selle drooni intsidendi või õigemini intsidentide puhul torkab silma õige mitu asja. Kõigepealt, riiklik kommunikatsioon, ehk siis esitatakse ajakirjanduses pilte droonidest. Need droonid, mille pilte näidati, ei ole suutelised ei lõhkelaenguga ega ilma lendama 1500 kilomeetrit või natukene vähem kuskilt Lääne-Ukrainast mööda piiri, nagu meile räägitakse. Ei ole ma praegu mingisugune drooni asjatundja, aga olen küll 26 aastat tagasi otseselt tegelenud sellise asjakogu Eesti lootside mobiilse navigatsioonisüsteemi tarkvara loomisega ja selle integreerimisega siis sellesse Eesti lootside juhtimissüsteemi läbi pihuarvutite, kes ka omal ajal Äripäevas kirjutati ja olin ma seal jalgrattaja pildiga, kuidas moodi mul mobiilne lahendus töötas täpselt. Ja oli see, et eestlased tegid juhtivatele GPS-seadmete tootjatele ära ja nii edasi. Aga üks naljakas asi, millest palju on räägitud, on siis Eesti ehitab droonimüüri, mis meil on siis valmis. Kalavõrkude koha pealt jah, juba palju ütles ära, mida maagi oleksin ütelnud, panin endale kiiresti kirja. Kalavõrgud kaitsevad aga väikeste droonide eest rohkem. Ja kui räägitakse sellest, et asja uuritakse ja luuratakse ja puuritakse ja siis samal ajal kukub alla kuskilt mingisugune droon, mille kollektor isegi ei ole põlenud ja mille üldse võimalik lennukaugus on 150-200 kilomeetrit ja näidatakse seda siis televisioonis ja raadios ja ajalehes, siis minu jaoks ei ole see usaldusväärne informatsioon, siis ma saan aru, et riigi kaitsesüsteemide eesotsas olevad inimesed teadlikult, tahtlikult valetavad, mis on selle valetamise eesmärk, seda ma ei tea.
aitäh sulle, Mark, sa oled täielik mõtete lugeja. Ma tahtsin teise vooru peale seda täpselt selle küsimuse panna, mis sa ütlesid, miks valetatakse. Ma ütlen veel kord, et meil ei ole põhimõttelist vahet. Kas see droon, mille toodud lõhkelaeng langeb inimese maja peale ja tekitab seal tohutut kahju, tuleb nii-öelda sõbralt või vaenlaselt. Ei ole põhimõttelist vahet. Praeguseks kõik. Aitäh. Aitäh sulle, Tõnu, ja et sa sellele viitasid. Ma olen ise ka riigikaitse sektsioonis olnud ja tegelikult kõige parem riigikaitse on niimoodi, et inimene ise ka ei saa aru, et mingi intsident on toimunud ja teda on kaitstud. Ja siis ka puudub nii-öelda aruandmine avalikkusele. Aga täna on nii käest ära see igat pidi, et kommunikatsioon ja kõik, hoia peast kinni ja vaata, see on täiesti kohutav, mis toimub. Siis räägitakse ju sellest, et laseme seadusandlust, kaasa arvatud seda, kuidas droonidega võidelda, laseme seda teha tehisarul. Tehisaru on selline Tegerinski, kes toitub meie energiast, ehk siis kui meie talle anname mingisuguseid sõnu ette, siis tema talletab meid omale andmebaasi ära. Midagi head on ka Z-põlvkonnas. Nad on õppinud arvutit väga hästi tundma ja põhiliselt arvuti abil saabki droone kaaperdada, saab maha võtta. Piisab, ütleme, täiesti lihtsatest seadmetest, mis on arvutiga ühendatud. Ja usun, et elektriinsener Andres Saukas räägib. Ja lähme nüüd tagasi 76. aastasse Polütehnikumi. Aga meil oli niimoodi, et raadioajakirjast või kust me saime seal asi liikus niimoodi 2 transistoriga häälesegaja. Nii et preemia ajal lülitasime sisse, panime mingi muusika peale ja võt siis hakkasid militsonäärid ja vilkurid tulema Polütehnikumi ühika poole. No see oli Kingissepa 2 tollal, nüüd on ta Veereni 2. Ruttu seebikarbid lahti, koroonapatareid välja, antennid ära ja otsimine käis. Võt niimoodi. Ja ma loeksin ühe jupi ette. Kuudenko Kalergi, totaalne inimene, totaalne riik sellest nimelisest teosest. Totaalsest riigist. Totaalse riigi õigustuseks ei jätku aga permanentsest mobiliseeringust sisemise vaenlase vastu. Kogu rahvas peab end tundma pideva välisvaenlase ähvarduse all. Üks asi, mis nii-öelda muudab populatsioonile aktsepteeritavamaks elatustaseme languse või midagi taolist, on välisvaenlane. Praegu nii-öelda heaolu ühiskond, ehk siis tuleb tugev elatustaseme langus, aga nad saavad selle ära teha ja see sõda siis peetakse Baltikumis maha. Siis mina arvan, et nad on nõus Baltikumis seda sõda maha pidama selleks, et Prantsuse majandus uuesti tööle saada. Täpselt sama käib Saksamaa kohta. Ja see on see, mida mina ausalt kõige rohkem kardan ja miks mina arvan, et Euroopa Liidus tuleb välja astuda. Miks seda võidakse teha praegu Eestis? Eesti on strateegiliselt see hea koha peal. Balti meri on kõrval, sõbralik Venemaa ja Soome ja Läti on meie kõrval. Me oleme mandriga ühendatud, me oleme meritsi ühendatud, meil on pääs Atlandile ja meil on läbi sõbraliku Venemaa pääs Hiinasse, läbi mandri. Meil on Siber, meil on Murmanski oblast, on meie naabrid ja samal ajal meie rahvast on nii vähe. Ja nad neelavad alla, kui neile haiget tehakse ja halvasti öeldakse.